Tänases osas räägime lähemalt, miks ettevõtted üha rohkem digiturundusagentuuridega koostööd teha soovivad, miks display ads eelarved liiguvad YouTube ads suunas ning millised on B2B persoonibrändi loomise kasutegurid. Mina olen jätkuvalt Taavi Alpuu, Moliveri tegevjuht. Alustame tänase digiturunduse mõttekoja podcastiga. Esimene teema, miks ettevõtted üha rohkem digiturundusagentuuridega koostööd teha soovivad. Põhjused on mitmeid, toon täna siin esile 4 põhilist. Esimene punkt, talendid. Ühesõnaga, mul ei jää midagi muud üle, ma pean tulema ise näitama, kui raske töö see tegelikult on. Ehk siis väikese või keskmise suurusega ettevõtete jaoks on keeruline leida sobivaid digiturundustalente, kes siis nende tiimiga liituksid. Eriti siis, kui digiturundus ei koosne lihtsalt postituste ajakavastamises, vaid selle taga on konkreetsem strateegia, mida siis järgida püütakse. Ja üha rohkem on hakatud aru saama sellest, et hunt kriimsilmi 9 ametit ei too soovitud kasu, mida siis siiamaani on ettevõtetes arvatud, et kui võetakse digiturundusspetsialist, siis tema oskab kõiki neid erinevaid aspekte sellest strateegiast teha. Ja kõige enam oodatakse ka seda, et seda digiturundusstrateegiat see sama inimene looma hakkab. Tegelikult see nii ei ole, igal ühel on oma sellised ekspertiisid, oma sellised kogemused ja oskused, mida siis lauale tuuakse. Sama kehtib digiturundajate puhul ja selles ühes digiturundajas ei ole nii palju talenti ja nii palju oskusi teadmisi peidus, et tervet seda ettevõtte digiturundust siis üles ehitama hakata. Ja seetõttu kasutataksegi sellise ajalise kokkuhoiu mõistes just digiturundusagentuuri, kes tulevad terve oma tiimiga, aitavad selle strateegia luua ja seda siis implementeerida. Ja sinna on siis tavaliselt koondunud ju oma ala spetsialistid, kes agentuurides on, kes saavad siis kvaliteetse tööjõuga alati sellele kliendile või ettevõttele abiks olla. Teine põhjus, mis on rahaline ressurss, ehk siis oma turundustiimi ülalpidamine on kulukas, eriti kui soov on teha seda kvaliteetselt. Ja talendid maksavad, see on meile kõigile arusaadav, eriti tänases turuolukorras. Kuigi ma saan aru, et teiselt pool televiisori ekraane on 100 000 inimesi, kes arvavad, ma olen oma viimse ajuraku hävitanud. Ütlen sulle täna jaa. Kui kollektiivi võtta alustavaid või keskmise digiturundajad ja nendega koos seda tiimi üles ehitada, siis võid riskianalüüsis arvestada kalliks maksma minevate apsakatega. Samamoodi see võtab väga palju aega, et seda tiimi omavahel nii-öelda kooskõlas toimima saada, et seda sümbioosi luua. Ja kõigil nendel digiturundajatel on ju omad mingisugused eripärad, millega nad on harjunud. See tiim on vaja kokku töötada, neil on vaja luua protsesse, see rahaline ressurss, mis sinna alla läheb selleks, et see tiim nagu omavahel kokku saada ja omavahel toimima saada tiimitööna, see võtab ikka omajagu palju rahalist ressurssi. 3. punkt, aeg. Ajaline ressurss majasisese digiturundustiimi loomisel on suur, leida sobib fit nende inimeste vahel, panna need protsessid toimima nii, et need oleksid tulemuslikud, olla iga digiturunduse aspektiga kursis alati ja nii edasi. Kõik see võtab aega. Samamoodi ka nende uute teemade välja töötamine, nendega ennast kurssi viimine, see võtab aega. Ja sellega peavad ettevõtted täna arvestama, kui nad seda otsust teevad, et nad tahavad majasiseselt kõike seda digiturundust teha. Mis ma ise nagu välja tooksin on see, et ettevõtted jooksevad täna ajaga võidu. Me ise agentuurina jookseme ajaga võidu. Ja kui ettevõtted tunnevad, et nende põhikompetentsi najalt on võimalik selle digiturundustiimiga tegeleda ja seda arendada, siis by all means see on täiesti okei, tehke seda, aga kui te näete, et see ei ole täna tugev teie jaoks, siis on mõistlik seda digiturundusagentuuri kasutada. Nüüd, digiturundus on tihti ka nende keskmise suurusega ettevõtete jaoks selline aspekt, mis pole see põhikompetents, millest me siin ennem ka rääkisime, seega ebakvaliteetselt ning aeglaselt teostatud digiturundus on nende ettevõtete jaoks väga suur risk. Ehk siis vaja on kasutada ressursse ja aega maksimaalselt ära. Ja kui see ei ole selline ala, kus te tunnete ennast tugevalt või kus te suudaksite selle tiimi tugevalt üles ehitada, siis võib-olla on mõistlik kasutada majavälist teenusepakkujat selle jaoks. 4. on siis hübriidlahendus või hübriidmõtlemine, ehk siis mis meiega näinud oleme on see, et suurimad kasutegurid näeme me just koostöös ettevõtetega, kus on turundusjuht olemas, ehk siis turundusjuht on nii-öelda vahelüli selle digiturundusagentuuri ja selle ettevõtte turundusstrateegia vahel. Ehk siis nii on kontroll ettevõttel turundustegevuste kaudu olemas ning turundusagentuuri ja ettevõtte vahel mängib siis turundusjuht seda vahendaja rolli, kes juhib ettevõtte poolset protsessi.
ehk siis mis me nagu näinud oleme, on nagu probleem selles, et digiturundusagentuurid ei suuda täielikult mõista ettevõtte sees toimivat. Ehk siis raske on seda ülevaadet hoomata, on erinevaid kliente, on erinevaid nii-öelda aspekte iga kliendi puhul ja kõiki neid asju hoomata on võrdlemisi keeruline, kui just turundusjuhti selles ettevõttes ei ole. Nii et turundusjuht peab olema selles ettevõttes, tema mängib sellist filtri rolli seal, tema planeerib, tema annab siis neid ülesandeid või materjale ette siis digiturundusagentuurile ja tema saab siis olla selles protsessis kaasas ja hoida seda digiturundusagentuuri alati sellise nii-öelda in the loop, ehk siis alati hoida seda digiturundusagentuuri info väljas. Ja lõpuks tuleb ikkagi kõigil ettevõtetel, kes digiturunduse kaudu kasvada soovivad ja lõpptarbijale lähemale jõuda soovivad, mõelda just sellele, kas alustada majasisese meediaagentuuri loomisega või seda meediaagentuuri maja väliselt sisse osta. Ehk siis teenusena sisse osta. Ja õiget vastust siinkohal ei ole. Ehk kui minu käest täna küsida, et Taavi, mida sa soovitad, kas seda, et ettevõtted võtaksid maja väliselt endale teenuse sisse või hakkaksid maja siseselt seda digiturundustiimi kokku panema, siis ma ütlen ausalt, mul ei ole täna teile vastust. All right then, keep your secrets. Ma ise näen, et sisuloome pool võiks olla maja siseselt lahendatud, ülejäänud digiturunduslikud aspektid võiksid olla siis digiturundusagentuuri poole pealt, kus me näeme nagu sellist väga sobivat fitti selliste keskmise suurusega ettevõtete poole pealt, kus ongi turundusjuht, aga seda tiimi seal turundusosakonna, ei olegi seda turundusosakonda nagu loodud, ongi ainult turundusjuht, et siis see digiturundusagentuur sobib väga hästi sinna valemisse sisse. Ja sisuloome just majasiseselt seetõttu, et teil majasiseselt on see kompetents olemas, te puutute iga päev nende klientidega kokku, te olete nendes suhtlustes, vestlustes sees ja selle kaudu on seda sisu oluliselt lihtsam luua kui digiturundusagentuuril, kes tegeleb 10 erineva siis ettevõttega, erineva kliendiga ja siis proovib navigeerida teie ettevõtte sellise sisuloome sees, et selle poole pealt näen, et orgaanilise sisuloome poole pealt on mõistlik, kui ettevõtte siseselt tehakse see sisuloome ära, aga samas digiturundusagentuur aitab siis toetada selle tasulise reklaami, strateegilise poole, ka tehniliste lahenduste poole pealt. Nüüd teine teema, millest täna räägiks, on see, et display ads eelarved on liikumas YouTube ads suunas. Probleeme display adsidega on palju, paljud inimesed neid üldse näevad, on esimene küsimus, kas adblockeri tõttu üldse nähakse neid reklaame, kui paljusid see sõnum üldse kõnetab, mis seal display adsidega inimestele ette tuleb, kas need ilmuvad meie ettevõttega seostuvatel lehtedel, blogides, kommuunides või on need täiesti random lehtedel, kus tegelikult me ei tahagi, et meie reklaam üleval oleks. Kas keegi üldse käib täna nendel lehtedel enam, kus neid display adsi kuvatakse? Kas need arvestavad kliendi teadlikkuse aspektiga? Mis ajahetkel display adsi inimestele kuvatakse? Kas see on sel ajahetkel üldse inimesele relevantne? Ehk siis neid küsimusi silmas pidades me peame arvestama display reklaamide tegemisel, et need võivad esile tulla. Nüüd, mis me näinud oleme, on see, et tuuakse display ads eelarved üle YouTube adsi, mis on väga normaalne tegevus, me ise näeme sellel väga suurt potentsiaali just selles võtmes, et inimeste tähelepanu on YouTube adsis või YouTube'is olemas ja YouTube adsi seal õiges kanalis, õige video, õige teemal on täiesti mõistlik näidata, sest inimese teadlikkus on täpselt selles nii-öelda ajahetkes siis olemas ja on seda tähelepanu lihtsam võita kui näiteks display adsi puhul, kus me tegelikult ei tea, kus ja millal seda reklaami inimestel kuvatakse. Last week I gave a fire safety talk and nobody paid any attention. It's my own fault for using PowerPoint. PowerPoint is boring. Ehk siis meie nii-öelda praktiline kogemus on olnud positiivne. Me oleme sealt saanud täitsa märkimisväärseid tulemusi. Nii enda reklaami puhul, brändi reklaami puhul me saime sealt märkimisväärseid tulemusi, mida me võib-olla niisama ei oleks saanud. Meie reklaami puhul 80% siis reklaami nägijatest vaatasid meie brändi video lõpuni. Et see on väga suur nii-öelda selline läbivaatavuse protsent, mis meie jaoks oligi esmatähtis, et me suudaksime selle videoreklaami kaudu inimestele siis meie uut brändi kontseptsiooni siis tutvustada ja see toimis YouTube adsi puhul, seal see oli täiesti mõistlik otsus.
Samamoodi ka teiste klientide puhul oleme proovinud YouTube Ads'i ja oleme näinud sellest suurt potentsiaali ja samamoodi display Ads'i peal siis üle läinud YouTube Ads'i reklaamide peale. Samas YouTube Ads'i puhul tuleb arvestada sellega, et see loovprotsess on seal suurem, tuleb arvestada sellega, et selle video loomiseks läheb rohkem aega kui näiteks display Ads'i puhul, kus on vaja lihtsalt võib-olla kujundus sinna juurde teha, see visuaalne pool. YouTube Ads'i puhul, mis on hea positiivne, on see, et see toimib kui nii-öelda telereklaam, ehk siis sinul on selle distributsiooni üle täielik kontroll, sa saad ise valida, mis kanalite all sa seda näitad, mis teemade kaupa sa seda näitad, ehk sul on kontroll selle distributsiooni üle olemas, sa saad ise valida, kellele, mida ja kus sa näitad. Ja see trend on seetõttu ka muutumas, ehk mis me ka näeme tuleviku perspektiivis on see, et nii YouTube kui ka teised kanalid, ütleme Facebook samamoodi, kus siis seda videosisu väga tugevalt kuvatakse, see tarbimisharjumus on inimestele sisse juurutatud ja seda tarbimist tehakse edaspidi ka edasi. Nii et sellest videoreklaamist ei saa me üle ega ümber ja seetõttu enamus nii-öelda eelarvest, mis me näeme display ads'ide pealt, on liikumas sinna, sest see on kõige nagu selline parem koht, kus praegu seda eelarvet nagu üle nihutada. Siis kolmas teema, millest täna räägiks, on B2B persoonibrändi kasutegurid. Ehk kui me eelmises podcastis rääkisime sellest, et kuidas B2B ostjate harjumused on internetis muutunud, siis seda arvesse võttes jõuamegi järgmise teemani, milleks on B2B persoonibrändi kasutegurid. Need kaks käivad ühte sama jalga. Kui poleks persoonibrändi, siis on potentsiaalsete klientidega usalduse loomine keerulisem ja selle saavutamine võtaks meeletu ajalise ja rahalise ressursi. Ehk siis selle puhul on tähtis aspekt just personaalsus ja kliendi kesksus. As long as you're hearing me loud and clear when I talk about documenting versus creating, the thing that I'm so worried about in this whole personal brand thing is it gets real ugly real fast because people lie, right? Because you start faking it till you make it. Ehk persoonibränd aitab meil olla autentne, see aitab meil olla personaalne oma potentsiaalsete klientide vastu ja see aitab välja kuvada seda kliendi kesksust, mis meil organisatsiooni siseselt on. Ja enda kollektiivi esile tõstmine ning üks ühele suhtlema siis julgustamine eristab teie ettevõtted ka suuremas pildis. Ehk see teeb teid nii-öelda nähtavamaks, see teeb teid usaldusväärsemaks, kui te lubate enda kollektiivil klientidega otse suhelda ja rääkida sellest, mis neil reaalselt nagu mõtteis on. Ja samamoodi pakub see kaudu ka positiivset emotsiooni ja näitab suuremale avalikkusele, et te hoolite oma klientidest, oma töötajatest, oma koostööpartneritest. Nii et suures pildis on ta suur kuvandi loomine, see persoonibränd, nii siis sellele indiviidile, kes seda persoonibrändi üles ehitab, kui ka siis teie brändile, teie ettevõtte brändile, ehk siis persoonibränd peegeldab oma kuvandit ja oma sellist kasulikkust lõppkokkuvõttes teie ettevõtte brändile ka. Ja see on põhjus, miks väga suur osa ettevõtetest täna ka LinkedInis seda teevad. Näiteks Kong, Shield, Refine Labs, Metadata, CXL ja Bolt, to name a few, teevad seda väga edukalt täna LinkedInis. Teine aspekt on näiteks orgaaniline ulatus, mida siis persoonibrändid pakuvad, ehk kui inimesed postitavad enda nime alt otse, siis nende kontaktideni jõuab see informatsioon ka paremini orgaaniliselt. Näitena siin võin tuua, et kui ma 2020 jaanuaris alustasin enda persoonibrändiga LinkedInis, siis aastaga jõudsid minu postitused 100 000 inimeseni, 2021 oli see number 120 000 ja täna, kui ma siin filmimise hetkel on 2022 aasta osas on nüüd 3 kuud möödas, esimene kvartal on möödas, siis selle ajaga olen jõudnud 60 000 inimeseni. Pump those numbers up, those are rookie numbers in this racket. Mis näitab seda, et tegelikult kui sinna aega panustada ja tuua see nagu prioriteediks, siis on võimalik orgaaniliselt väga suure hulga inimesteni jõuda ja kui seda teeb nii-öelda teie töötajate terve koorekeht, kõik töötajad näiteks teevad seda 5, 10, 73, 800 inimest teevad seda, siis see on juba väga suur orgaaniline ulatus, mille peale te saate oma ettevõtte turundust siis üles ehitama hakata. Ja kui
kui me paneme selle näiteks CPM-i, ehk siis CPM kui selline on kulu 1000 inimeseni jõudmiseks, kui me sellesse perspektiivi selle paneme, siis näitena Moliveri puhul oli see number meil 18,68 eurot eelmine aasta LinkedInis. Ehk siis kui me tasulisi reklaame tegime, siis me maksime 18,68 eurot selleks, et jõuda 1000 inimeseni. No seal oli meil väga konkreetne nišš siis võetud kliendisegmendina, kelleni me jõuda soovisime ja seetõttu see number ka nii kõrge oli. Aga suures pildis, kui me nüüd võtame selle numbri selliseks alustalaks, baasnumbriks, siis selle arvutuse lõikes oleksime me pidanud vähemalt 2200 euro eest Moliveri alt tasulisi reklaame tegema, et siis jõuda selle 120 000 inimeseni, kelleni me jõudsime orgaaniliselt tasuta oma persooni brändi alt. Ehk siis tänu persooni brändile jõudsime nende inimesteni, aga tasuta, oleme loonud lojaalse jälgijaskonna ja kasvatanud seekaudu ka potentsiaalsete klientide teadlikkust siis nendes erinevates faasides, mida me ka eelmises podcastis esile tõime. Nüüd, sellega ongi tänane podcasti osa meil lõppenud. Võtan tänase podcasti kokku. Teema number 1, millest rääkisime, oli see, et digiturundusagentuuridega tehakse üha rohkem koostööd just ajalise võidu pärast. Keskendutakse oma põhikompetentsil ning digiturundus jäetakse ekspertide hooleks. Tähtis on siinkohal mõista, milles teie organisatsioon sisemiselt hea on ja milles mitte ning vastavalt sellele teha otsus, kas teha digiturundusagentuuriga koostööd või teha seda majasiseselt ja arendada välja oma digiturundustiim. Teiseks rääkisime display adsidest ja selle display ads eelarvete liikumisest YouTube ads suunas. Puhtalt seetõttu, et selle tulemuslikkust on võimalik mõõta oluliselt paremini, selle mõju teie turundustegevustele on oluliselt suurem kui display adside puhul ja ka inimeste tähelepanu on seal YouTube adside juures. Küll aga peaksid sellisel juhul oma ettevõttes keskenduma sellele, et see video kontekst, mida te seal reklaamina näitaksite, sobituks siis YouTube'i platvormi ning see video sobituks ka nende märksõnadega, mille peale YouTube adsi reklaami kuvama hakata. B2B persooni brändist ei saa üle ega ümber, see oli meie 3. jututeema tänases podcastis, ehk ettevõtted asuvad oma kollektiive rohkem esile looma siis usalduspotentsiaalsete klientidega läbi siis persooni brändide ja selle persooni brändi suurim väärtus tuleneb sellest, et nii loote oma kollektiivile sellise lojaalse jälgijaskonna, keda harides loote nõudlust teie ettevõtte teenuste ning ka tööpakkumiste vastu. Nii et suures pildis on see selline suur brändi teadlikkuse kasvatamine teie enda kollektiivi jälgijate seas. See aga on tänaseks kõik turundajad. Järgmisel korral analüüsime taaskord digiturunduse telgitaguseid ja hingeelu. Aitäh teile ja kohtume juba järgmisel korral. Tšau! Full of know-how